kui Inger mul palus teile täna rääkima tulla, et oma mõnusat õhtutundi olete tulnud siia koos minuga veetma. Mul on suur rõõm selle üle loomulikult ja ma väga loodan, et te saate tänasest ettekandest natuke mõtlemisainet, natuke uut infot ja natuke sellist teadmist, mida võib-olla siis oma igapäevases toimimises kasutada või edasi anda. Miks ma täna siin teie ees olen, miks ma arvan, et ma võiksin sellest teemast natuke teile midagi jutustada. Nagu Inger ütles, siis ma töötan Tartu Ülikoolis meediauuringute professorina ja minu uurimishuvid on olnud viimase 20 aasta jooksul olnud kogu aeg seotud just siis laste ja noorte digitehnoloogiate kasutamisega ja viimased 6 aastat eelkõige siis erinevate tehisintellekti põhiste tehnoloogiate uurimisega. Ja esimene selline suurem publikatsioon, kus ma nii-öelda oma uurimistöö tulemusi ja ka teiste uurijate tulemusi sellel teemal kokku võtsin, ilmus aastal 2021 selles raamatus, mida ekraanil näete, Datafied Childhood. Ja nüüd oleme just oma hea kaasautori Giovanna Mascheroniga saanud valmis uue raamatu, mis peaks nüüd lähikuudel ilmuma, mis räägib konkreetsemalt siis just tehisarust ja selle tehisaru rollist igapäevases elus meie laste ja noorte toimimist mõjutamas. Ja hetkel kirjutan ka eesti keeles sellist raamatut, nii et tahaks loota, et võib-olla aasta lõpus on ka eesti lugejale midagi emakeeles lugemiseks anda. Millest ma täna siis tahtsin teile rääkida? 3 asjast. Kõigepealt tahaksin natuke selgitada seda, mis asi see tehisaru ikkagi on. Mis on need olulised komponendid, mida minu arust oleks oluline silmas pidada, millele oleks oluline mõelda, kui tehisaru teema üldse üles kerkib. Ja siis tahtsin natuke jagada teiega väga värskeid uurimistulemusi, mida ma oma heade kolleegidega Ühiskonnateaduste Instituudist just möödunud paar päeva tagasi turvalise internetipäeval Tallinnas jagasin, kus me räägime siis Eesti noortega läbi viidud uuringute andmetele tuginevalt sellest ikkagi, millised Eesti noorte kogemused on generatiivse tehisaru rakenduste kasutamisel ja sellest tõlkuvalt edasi siis juba ka konkreetsemalt, mis on nagu vestlusrobotite kasutamise praktikad, mis on need levinumad trendid, millised need vestlusrobotid on. Ja kuna ma tulen eelkõige tehnoloogia kriitilisest kirjandusest ja uurijate seltskonnast, siis huvitavad mind ka erinevad ohud ja riskid, mis sellise kasutamisega seostuvad. Aga nüüd selleks, et mitte raisata rohkem aega, hakkame kohe otsast minema. Et mis see tehisaru siis ikkagi on? Noh, esiteks tuleb öelda, et ega keegi päris täpselt ikkagi ei tea. Sest et kui me vaatame teaduskirjandust ja kõikvõimalikke erinevaid definitsioone, siis neid definitsioone on selgelt liiga palju. Ehk et teadlaskond ei ole ka suutnud omavahel tegelikult kokku leppida selles, mis see tehisaru siis on, millise vihmavarju see termin tegelikult meile pakub ja millised erinevad tehnoloogiad, millise erineva võimekusega sinna alla siis lõpuks ikkagi kuuluvad. Ja miks see on oluline rääkida sellest, et see definitsioon on mitmepalgeline, meil ei ole ühist arusaama sellel teemal. See on tegelikult väga oluline seetõttu, et definitsioonist algab ju lõpuks kõik. Ja siinkohal kõige all ma pean silmas regulatsiooni. Ja väga palju on räägitud sellest, et tehisaru peaks reguleerima. Samamoodi on räägitud sellest, et tehisaru ei tohiks reguleerida, sest et siis me piirame innovatsiooni. Ja siin ilmselgelt on ka erinevad nii-öelda avalikud ja siis eraärihuvid põrkumises. Nii et definitsiooni puudus või ühise arusaama puudus kindlasti takistab siin ka nii regulatsioonide teemal seda diskussiooni edasi arendamast, kui siis ka teisest küljest
tingibki otsapidi selle, et meil on põhjust rääkida üha rohkem ka erinevatest riskidest ja ohtudest, mida ei ole hetkeseisuga suudetud veel piisavalt piirata. Millest see tehisaru definitsiooni selline mitmepalgelisus tuleb? No eelkõige jällegi ajaloolistest arusaamadest, muuhulgas loomulikult ka turundusest ja siis ka kasutusest. Miks ma ütlen ajaloolistest arusaamadest, siis seetõttu, et ega tehisaru ei ole midagi uut ja enneolematut, mis ilmus meie ellu ChatGPT loomisega. Kaugel sellest. Tehisaru on olnud meie ümber ja meie igapäevades eludes juba 50ndate aastate keskpaigast, mil seda alustati nii teema uurimise mõttes kui siis ka tehnoloogia arenduste mõttes. Ja 50ndate aastate keskpaigast kuni siiamaani on üsna omajagu kümnendeid siia vahele jäänud, mis omakorda siis tingib ka selle, et tehisaru arengutes räägitakse väga palju nii tehisaru kevadest ehk et heast perioodist, kus me ka praegu siis oleme, mis tähendab omakorda seda, et tehisaru arendamisse pannakse palju tähelepanu, poliitilist tahet, raha, loomulikult ka ajusid, keda värvatakse aktiivselt. Ja siia kümnendite vahele jääb ka väga palju selliseid nii-öelda tehisaru talvesid, kus raha saab otsa, mõistus saab ka otsa ja tahe kipub ka otsa saama, kuna kõik need eelmised asjad on otsa saanud. Nii et nende kümnendite vahel on see selline Ameerika mägede läbimine käinud üsna aktiivselt, nii et kui me praegu oleme kevades, ega see talv ka seekord tulemata ei jää, ilmselt ta jõuab meieni varem, kui me arvame. Aga sellest talvest räägivad üsna sageli just tehnoloogia kriitilised uurijad, tehisaru kriitilised uurijad ja üks nendest, kes sellist diskussiooni mõned aastad tagasi üsna aktiivselt alustas, nii et see tekitas üsnagi korraliku sellise vastukaja internetiuurijate kogukonnas, oli siis Kate Crawford, kes oma raamatus väitis, et tehisaru ei ole ei tehislik ega ka arukas. Ja eelkõige väitis ta seda öeldes, et tehisaru on üks korralik kaevandustööstus. Ehk et ühest küljest selleks, et meil tehisaru olla saaks, on vaja kaevandada hästi palju loodusvarasid, energiat, vett, erinevaid maavarasid, näiteks koobaltit, et üldsegi oleks võimalik üles ehitada neid süsteeme, mis tehisaru toimimisele äärmiselt olulised on, nagu ka andmekeskused näiteks. Ja teisest küljest on väga oluline rääkida sellest inimtööjõust, keda on siis samamoodi vaja selleks, et need tehisaru süsteemid tunduksid meile intelligentsed ja arukad. Ja tavaliselt see inimene, kes selle tehisaru intelligentsi looma ja seda nii-öelda arendama tuleb, ei ole selline startupist pärit ja nii-öelda hea palga peal olev IT-arendaja, vaid sageli on see siis kuskil kolmandas riigis, kolmandas maailmas nii-öelda elav madalapalgaline, näiteks mõni pereema või kohe nagu terve perekond, kes siis selliste mõningate sentide eest on valmis panustama oma aega ja vaeva sellesse, et treenida tehisarusüsteeme nii, et need kasutajatele tunduksid intelligentsed ja nii, et nad tunneksid, et neil on tehisaru kasutamisest siis ka päriselt kasu. Nii et tegelikult räägivad kriitilised uurijad sellisest Potjomkini külast, et tehisaru on ka nagu Potjomkini küla, mis pealtnäha tundub nagu olema hästi ilus ja klants, aga kui sa seda põhja pinda hakkad vaikselt nagu kraapima, siis sealt tuleb välja midagi üsna koledalt ja üldsegi mitte niivõrd intelligentset ja olulist, kui meile tihtipeale turundustekstides püütakse pildina ette luua.
Ja kindlasti on tehisaru siis sõltuv ka erinevatest poliitilistest ja sotsiaalsetest struktuuridest ja loomulikult seetõttu räägitakse ka tehisarust kui siis võimu tööriistast, ilma milleta siis ei ole võimalik tehisarusüsteeme üldsegi looma hakata, sest nii-öelda poliitiline huvi peab sellise tehnoloogilise innovatsiooni toetamise taga kindlasti olema. Tehisaru ennast on ka hästi palju ja mina täna eelkõige ikkagi räägiksin teile siis generatiivsest tehisintellektist ja selle kasutamisest. Siin ma olen ära toonud lihtsalt 3 sellist olulisemat märksõna, mis tehisaruga puudutab. Tegelikult neid tehisarupõhiseid süsteeme on väga palju erinevaid ja tõesti oma igapäevases toimimises me kõik nendega ka kokku puutume. Aga generatiivne tehisintellekt on siis see, mis nagu suuremalt jaolt inimeste teadlikkuse saavutas ChatGPT turule toomisega ja see suudab siis tõesti luua sellist inimese sarnast sisu ja päris erinevatest allikatest seda sisu siis kokku otsida ning siis kas tekstiks, videoks või muusikaks või fotoks või mida parasjagu vaja on luua. Teine aspekt, mille uurimisega ma ka ise olen tegelenud, on seotud siis ennustava analüütikaga, mis on eriti oluline siis näiteks avalikus sektoris, riigiaparatuuris, kus siis kasutatakse selliseid suuri andmemassiive tulevikuprognooside tegemiseks, et saaks targemaid otsuseid teha. Kuivõrd palju nad siis lõpuks targemad saavad, mis on nendega seotud ohud, see on juba täiesti eraldiseisev teema, kindlasti hästi huvitav, aga siin tänases loengus ma sellele ülemäära palju ei peatu. Ja meedia- ja kommunikatsiooni uurijate kogukond räägib siis ka kommunikatiivsest tehisintellektist ja siin siis eelkõige just ongi silmas peetud juturoboteid, mida on siis erinevatesse infrastruktuuridesse juba sisse ehitatud ja see kommunikatiivne tehisintellekt siis räägibki nii-öelda inimese ja masina vahelisest suhtlusest ja sellest siis vestlusrobotite näol täna ka meil juttu tuleb. Aga nüüd vaataks korraks neid noorte praktikaid pisut lähemalt, et kuidas siis ikkagi Eesti noored seda generatiivset tehisaru on hakanud kasutama. Ja selleks, et anda teile sellel teemal kõige värskem ja parem ülevaade, toetun ma EUKIDS Online'i võrgustiku poolt välja töötatud ankeetküsitluse tulemustele, mis siis viidi läbi eelmise aasta märtsis 9–16-aastaste õpilaste hulgas Eesti koolides ja lisaks sellele sellisele ulatuslikule veebi ankeetküsitlusele, mis siis koolides läbi viidi, tegime täiendavalt juurde ka kvalitatiivse uuringu, tehes intervjuusid siis 13–17-aastaste õpilastega, kes ütlesid, et nad kasutavad selliseid generatiivse tehisintellekti rakendusi. Ja selleks, et nagu pisut paremini veel teada saada, kuidas see generatiivne tehisintellekti rakenduste kasutamine haagib võib-olla nagu üldse teismeliste ja laste internetikasutuspraktikatega, saate ka minna lugema kohe seda põhjalikumat raportit, mis on veebis kenasti kättesaadav. Aga mina annaksin teile pisukese ülevaate just sellest generatiivse tehisintellekti kasutamisest. Ja mis me selle ankeetküsitluse pinnalt teada saime, on siis väga lihtne. Loomulikult noored kasutavad generatiivse tehisintellekti rakendusi, mida vanem sa oled, seda suurema tõenäosusega sa oled sellist rakendust proovinud. Keskmiselt siis 64% uuringus osalenutest ütles, et nad on neid proovinud. 15–16-aastaste hulgas oli see 83% osalenutest. Ja kui me mõtleme, et need on päris suured arvud, et
kindlasti siin on Eesti jälle kasutuse mõttes esirinnas, siis tegelikult ei ole, et täpselt samasugust uuringut tehti ka 20 teises Euroopa Liidu riigis ja Eesti tulemused olid tagantpoolt 5. Nii et tegelikult meil on veel edasi minna ja arenemisruumi nendes kasutuspraktikates. Kui me küsisime, et milleks kasutatakse ja milliseid rakendusi kasutatakse, siis loomulikult konkurentsitult kõige populaarsem oli ChatGPT, seda nii Eestis kui ka teistes Euroopa riikides. Ja samamoodi siis mainiti ka mõningaid teisi natuke laiemalt levinud rakendusi, näiteks Snapchatis olevat MyAI-d või Copilotit. Aga eelkõige kasutavad noored ikkagi tasuta versioone, eelkõige kasutavad nad neid eestikeelsena, kuigi nad möönsid, et kui proovida mingeid spetsiifilisemaid ja olulisemaid teemasid, et siis kindlasti on mõistlikum minna ja küsida inglise keeles oma küsimused, sest see vastuse kvaliteet on lihtsalt parem. Aga samas prooviti ka mõnedes teistes keeltes, näiteks saksa keeles oma küsimusi küsida. Ja need noored, kellega me siis ka intervjuusid läbi viisime, ütlesid, et eelkõige just oma eakaaslaste eeskuju oli see, mis neid siis ajendas neid rakendusi kasutusele võtma. Mitte tingimata ei pea see olema nagu klassikaaslane või lähedane sõber. Sageli see eakaaslaste eeskuju tuli ka sotsiaalmeediast, kus siis vaadati ka näiteks TikTokist mingisuguseid videosid ja sellest ajendatuna siis prooviti ka ise või siis saadi täiendavalt mingeid nippe, kuidas oma viipasid paremini kokku panna. Samas oli natuke ka siis ikkagi neid noori, kes ei olnud tehisaru proovinud kasutada ja nendel puhkudel nad ütlesid, et see tehisaru neid lihtsalt ei huvita. Ja ühest küljest siis just see sama huvi puudus ja teisest küljest siis ka vajaduse puudus olid need, mis seda mittekasutust siis esile tõid. Ja 22% siis nendest mittekasutajatest ütles, et nad ei tea sellest tehisarust veel nii piisavalt palju, et seetõttu nad ei ole hakanud enda kasutust nagu vormima ega ei ole proovinud tehisaru kasutama hakata. Miks need noored kasutavad, kes ütlevad, et nad kasutavad? Eelkõige nad ütlevad, et nad kasutavad selleks, et hoida aega kokku. Ja see oli siis kõige olulisem põhjus, et hoida aega kokku, kuna tehisaru teeb elu mugavamaks, ta teeb lihtsamaks, ta teeb efektiivsemaks paljude asjade tegemise ning päris paljud noored ütlesid ka, et nad ei leia mujalt seda sisu, mida tehisaru suudab neile kiiresti kokku panna. Ja just siis seetõttu on nad hakanud selliseid rakendusi kasutama. 37% nendest uuringus osalenutest siis muuhulgas ütles ka, et nad tahavad lihtsalt näha, mida see tehisaru ikkagi teha oskab. Ja seetõttu siis hakkasid nii-öelda mängima selle rakendusega ja seda rakendust proovile panema. Kui me nüüd vaatame veel neid teisi põhjusi, mis siin kasutust on tinginud, siis näiteks võib siin välja tuua, et päris mitmete jaoks on oluline, et need asjad saaks minu eest ära tehtud. Ja põhjus, miks need asjad võiksid minu eest ära tehtud saada, on siis eelkõige sellepärast, et tehisaru kasutatakse praktilistel ja õppimisega seotud eesmärkidel. Eelkõige siis selleks, et panna mingisuguseid tekstist kokkuvõtteid kokku, lasta kirjutada esseesid või mingisuguseid lugusid ja siis ka selleks, et saada mingisuguseid praktilisi soovitusi, mida vaadata, mida kuulata, mida osta. Ja natukene on siis ka selgelt neid noori tekkinud, kes ütlevad, et nad kasutavad tehisaru rakendusi selleks, et siis rääkida enda muredest ja saada tehisaru käest nõu. Ja see on ka üks nendest teemadest, mida ma siis täna natuke hiljem veelgi puudutan ning samamoodi on siis ka neid noori, kes ütlevad, et nad räägivad siis tehisaruga selleks, et saada ka näiteks terviseteemadel nõu, olgu see siis vaimne või siis füüsiline tervis.
Võib-olla nagu, mis positiivse poole pealt silma jäi, oli siis see, et süvavõltsingute tegemist tunnistas ainult 3% selles uuringus osalejatest, mis on kindlasti väga positiivne, aga julgem prognoosida, et see number selliseks ei jää. Kui me nüüd intervjuudes küsisime, milleks siis see tehisaru ikkagi hea on, siis kõik intervjueeritavad noored ütlesid samamoodi, et nad kasutavad tehisaru eelkõige kooli jaoks erinevate õppeülesannete tegemisel, sellepärast et tehisaru aitab põhimõtteliselt kõikides õppeainetes. Et intervjueeritavad rääkisid nii sellest, kuidas nad saavad seda kasutada mingisuguste ideede saamiseks, selleks, et oma esseesid kirjutada või selleks, et siis lasta teha mingisugusest kohustuslikust raamatust, pikemast muust tekstist lühikest kokkuvõtet, selleks, et selgitada mingisugust füüsika arvutuskäiku või matemaatikas või keemias mingisuguseid asju, millest õpetaja abiga ei ole koolis aru saadud, aga siis ka selleks, et mingisuguseid keele tõlkeharjutusi teha või siis ka loomingulistes ülesannetes, kui ei ole näiteks kunstis parasjagu head ideed, millest pilti joonistada või kui ei oska ise luuletust kirjutada, et siis ka sellisteks loomingulisteks ülesanneteks tehisaru kindlasti on hea abimees. Ja igasugused muud nii-öelda kasutuspõhjused, mis samamoodi siis nendest intervjuudest välja tulid, kinnitavad vägagi sellesama kvantitatiivse uuringu tulemusi. Näiteks räägivad siis intervjueeritavad sellest, kuidas nad küsivad tehisaru käest küsimusi ja püüavad saada nõu erinevatel terviseteemadel. Siin 17-aastane Kadi räägib sellest, kuidas tal tänu ChatGPT-le õnnestus tuvastada, et tal on rauapuudus, või ka üks jalgpallipoiss rääkis sellest, kuidas ta küsib ChatGPT käest siis abi, kuidas oma spordivigastust ravida ja milliseid harjutusi ta peaks tegema, et oma põlve tugevdada. Kindlasti on ChatGPT-st abi olnud ka siis erinevate suhete reguleerimisel või toestamisel, olgu siis näiteks vabanduskirja kirjutamine emale peale seda, kui üks ema kallis vaas oli katki läinud kogemata, siis ChatGPT sai vabanduskirja kirjutamisega päris hästi hakkama, aga ema millegipärast ikkagi maha päris rahunenud peale selle kirja lugemist. Samasuguseid kirju on siis kirjutatud ka oma sõpradele, oma õpetajatele. Nii et igasugune selline nii-öelda kommunikatsioon, mis varem võis siis olla ju nii-öelda päris ajamahukas, on üsna kerge vaevaga ja hõlpsalt siis ChatGPT abil ära tehtav. Ja kindlasti siis hästi palju saadakse sisendit igasugustel nii-öelda üldhuvi küsimustes, olgu siis selleks näiteks, kui palju kaalub jaanalinnu muna või kuidas panna oma ripsmeid kiiremini kasvama, kes olid põhitegelased raamatus Meelis, et kõik sellised erinevad küsimused on ka jällegi hõlpsa vaevaga tehisaru käest sisendina kättesaadavad ning jällegi aitavad hoida paljude noorte jaoks aega ja vaeva kokku. Mida me sellest siis muuhulgas nagu järeldada võime, on siis ka see, et me oleme jõudnud tasapisi nii-öelda tehisaru individualismi ajastusse. Mida see tähendab? See tähendab tegelikult seda, et kui meil varemalt oli hästi palju juttu sotsiaalmeediast ja me rääkisime ka sellisest mõistest nagu võrgustunud avalikkus, sest et sotsiaalmeedias meil olid ju väga paljud erinevad inimesed erinevatest elualadelt, meie sõbrad, tuttavad siit ja sealt, töökaaslased, sugulased, pereliikmed, kõik olid ühe platvormi peale kokku tulnud ja meil oli võimalik
läbi selle ühe keskkonna üsna lihtsa vaevaga kõigi nendeni jõuda, siis tehisaru kontekstis on meil olemas üks abimees, kelleni on võimalik samamoodi jõuda 24/7 ja tegelikult kõik need küsimused, mida me varemalt pidime minema ja küsima siis kas oma ema käest, oma arsti käest, oma treeneri käest, oma sõbra käest, elukaaslase käest, arsti käest, me saame küsida ChatGPT-lt ja me näeme, kuidas noored kindlasti on hakanud kasutama siis sedasama tehisaru selleks, et see pakuks erineval moel noortele sotsiaalset tuge ja kus see nii-öelda inimkomponent on hakanud üha rohkem vähemaks jääma. Sest et väga paljud need küsimused või mured või teemad, millega siis noor inimene peab täiskasvanu poole pöörduma, võib-olla ei ole alati nii mugavad, võib-olla nad ei ole alati ka võib-olla isegi valgust kartvad ja tehisaru kasutus võimaldab siis selliseid teemasid hästi privaatselt pealt näha, hästi privaatselt ekraani tagant avada ja saada pealt näha ka täiesti adekvaatseid vastuseid, ilma et sinna peaks sekkuma mõnda inimest, kes võib-olla võiks seda küsimust pidada imelikuks, veidraks, piinlikuks, lolliks ja teha selle arvelt kuidagi ebameeldivat nalja või halvasti midagi öelda. Nii et me oleme läinud jälle selle nii-öelda selgelt individualistlikuma lähenemise poole, kus inimkomponent hakkab tasapisi ära kaduma. Ja see toobki meid siis vestlusrobotite ja riskide teema juurde, sest et väga paljud nendest nõuandjatest siis ongi just nimelt vestlusrobotid. Ja kui me jällegi mõtleme, et kõik see vestlusrobotite teema on ju ikkagi paari viimase aasta uus trend, siis tegelikult jällegi ei ole. Et kui me räägime ja vaatame tagasi ajaloos, siis me näeme, et selline rakendus, mida võis pidada ja võib endiselt pidada sellise tänapäevase ChatGPT eellaseks, sündis juba aastal 1966 ja selle eellase nimi oli siis Eliza ja selle lõi Joseph Weizenbaum, kes oli siis üks tuntud MIT professor, kellest hiljem sai üks kuulsamaid tehisaru kriitikuid ning see Eliza oli siis loodud nii, et tema eesmärk oli imiteerida inimese ja terapeudi vahelist vestlust. Nii et oli võimalik siis konstrueerida arvutiprogramm, kuhu oli siis üles ehitatud sellised tüüpilised terapeudi küsimused või repliigid, mida tavaliselt nad kipuvad oma klientide käest siis küsima. Ja juba siis oli märgata, et see süsteem võimaldab üsna kerge vaevaga ära petta sellise kergeuskliku kasutaja, kellele tundub, et nüüd ongi temaga seal teisel pool arvutiekraani rääkimas teine inimene. Ja esimene, kelle peal sellist rakendust siis prooviti, oli Joseph Weizenbaumi enda sekretär, assistent, kellele ta siis pakkus võimalust vestelda selle arvutiprogrammiga ja juba peale esimeste lausete vahetamist, siis ajalugu räägib sellest, et see assistent oli palunud professoril ruumist lahkuda, sest et ta tundis, et see vestlus läheb niivõrd privaatseks ja niivõrd isiklikuks, et ta ei tahaks, et mingi teine inimene üle õla vaataks, millest jutt käib. Ja otsapidi see andiski põhjuse rääkida nii-öelda Eliza efektist ehk et Weizenbaum nägi samamoodi, et inimestel tekib kalduvus omistada mingisuguseid emotsioone või inimlikku suhtlemist sellistele elektroonilistele agentidele ja
ja me tegelikult räägime samasugusest efektist endiselt ka nüüd, kui me räägime palju hoopis intelligentsematest vestlusrobotitest. Ja vestlusroboteid on siis tõesti pakkumas väga palju erinevaid rakendusi ja see buum on viimastel aastatel tohutult kasvanud. Nii et kui isegi võrreldakse sotsiaalmeedia algusaastaid ja nende platvormide kasutajaarvude kasvu ja võrreldakse seda siis praeguse vestlusrobotite kasutajaskonna arvude kasvuga, siis on näha, et vestlusrobotite kasutuselevõtt on kordades entusiastlikum ja kasutus muudkui kasvab, et esimese 6 aastaga siis 150% kiiremini on neid kasutajaarve kasvatatud kui sotsiaalmeedia omal ajal. Ja tõepoolest, kui ma ise neid intervjuusid Eesti noortega tehes arvasin, et varasemale kogemusele toetuvalt, et igasugused uued tehnoloogilised innovatsioonid ja trendid tegelikult jõuavad Eestisse teatava viibimisega. Ütleme kuskil sihuke 2-3 aastat julgelt läheb tavaliselt ära, enne kui suur laine meieni jõuab, siis oli minu jaoks isegi pisut üllatav, et need samad vestlusrobotitega vestlused olid tegelikult vägagi selgelt ka intervjueeritavate mõtteis ja kogemustes olemas. Eelkõige rääkisid nad siis oma sõpradest, klassikaaslastest, kes selliseid rakendusi kasutasid ja siis erinevatel põhjustel selliseid tehiskaaslaseid endale lõid. On ka varasemalt uuritud siis seda, kes on need noored eelkõige, kes selliste vestlusrobotitega vestlema kipuvad ja näiteks Taanis möödunud aastal läbi viidud uuringust nähtus siis, et eelkõige kipuvad selliseid vestlusi siis alustama need noored, kes on pisut üksildasemad, nad on halvas tujus või vajavad kuidagi võimalust kellelegi midagi kurta, ennast natuke avada. Ja samamoodi erinevad uuringud on siis juba julgenud väita, et päris paljud noortest peavad selliseid vestlusi tehisintellektiga ja nad peavad selliseid vestlusi rahuldust pakkuvaks või isegi rahuldust pakkuvamaks kui vestlusi päriselus sõpradega. Ja seetõttu siis ongi põhjust rääkida sellest teemast võib-olla natuke rohkem, kuna need platvormid ka ise on loodud juba sellised, et need süvendaksid sellist emotsionaalset kiindumust inimese ja selle vestlusroboti vahele, et inimene aina rohkem tahaks sellist vestlust pidada ja muutuks ka sellisest sünteetilisest suhtest rohkem sõltuvamaks. Ja see on ka põhjus, miks me räägime siis sellisest mõistest nagu tehisaru antropomorfism ehk et väga paljudel puhkudel need noored või täiskasvanud, kes meile tundub, et kipuvad ennast unustama sinna vestlusrobotiga vestlema, kipuvad ka sellele vestlusrobotile siis omistada selliseid inimlikke omadusi. Ja tegelikult need inimlike omaduste omistamine sellistele robotkaaslastele, tehiskaaslastele ei ole ainult midagi sellist, mida me näeme siis selliste vestlusrobotite kontekstis, vaid me näeme seda ka tegelikult siis, kui näiteks koolieelikud või esimeste klasside lapsed suhtlevad siis virtuaalsete assistentidega, näiteks kui teil on kodus Alexa või Siri, et siis Ameerikas tehtud uuringud näitavad, et sellised koolieelikud ja esimeste klasside lapsed näevad ka neid juba pereliikmetena, nad ei tajugi täpselt, et seal teisel pool neile vastamas ei ole tegelikult päris inimest. Mistõttu siis on autoreid, kes ütlevad, et see selgelt võib hakata mõjutama arusaama autentsest inimeste vahelisest suhtlusest, mis lastel on. Miks see
kõik nii oluline on ka seetõttu, et tõesti neid tehisarutud kaaslasi on niivõrd erinevat tüüpi ja neid ka luuakse täpselt selliseid, nagu sa ise tahad. Näiteks paljudel platvormidel, olgu ta siis populaarsematest Replika või Character AI on siis meil võimalik igaühel luua endale selline tehisarutu kaaslane, täpselt selline, nagu me ise tahame, mõelda välja, kui vana ta on, kust ta tuleb, milline ta välja näeb, millised on tema iseloomujooned, kõik teha endale täiesti ideaalne vestluspartner ja miks ainult vestluspartner, see võib siis ka olla midagi enamat, näiteks Aasia riikides, ütleme siis Hiinas ja Jaapanis väga palju räägitakse siis sellest, et näiteks noored tütarlapsed või sellised 20-ndates neiud ongi leidnud, et tehisaru on neile kõige meeldivam romantiline partner, seepärast et ta kunagi ei vaidle neile vastu, on täpselt selline, nagu nemad soovivad, on alati meeldiv, on alati olemas ja on alati siis neile tõesti pakkumas just täpselt sellist suhtlust, nagu nad tahaksid, et nende elukaaslane või romantiline suhe neile pakkuda võiks. Mida me näeme veel, mis on tekkinud viimastel aastatel, on siis ka see, kuidas nii-öelda päriselus tõelised inimesed, kes on sotsiaalmeedia mõjuisikud, on hakanud looma endast ka selliseid tehisaru teisikuid. Näiteks siis 3 aastat tagasi on esimene kaasus sellest, kuidas siis nii-öelda päriselus sotsiaalmeedia mõjuisikuna toimetav tütarlaps võttis kogu oma varasemalt loodud sotsiaalmeedia sisu ja selle sisu siis genereeris, selle sisu abil genereeris endast sellise tehisaru teisiku ja hakkas nii-öelda pakkuma teenust, kus selle teisikuga oli siis võimalik suhelda erinevat moodi ja nii ilmselt tema enda kui ka paljude teiste üllatuseks oli tohutus koguses neid inimesi, kes siis olid valmis maksma selle tehisaru teisikuga suhtlemise eest $1 minutis. Ja ütleme, et need järjekorrad, mis tal tekkisid sinna, et tema teisikuga suhelda, olid rohkem kui 24 tundi pikad ja tema kuuteenistus jäi ikkagi sadadesse tuhandetesse dollaritesse. Me tegelikult näeme ka seda, et tihtipeale ei ole vaja selliseid rakendusi ja vestlusroboteid luua elavate inimeste pealt, vaid viimastel aastatel on tohutu suureks arenenud raha teenimise masinaks siis tekkinud ka just sellised rakendused, kuhu on võimalik luua siis oma lahkunud pereliikme või sõbra, kelle iganes lahkunud kuulsuse reinkarnatsioon ja saad siis selle oma lahkunud pereliikmega, näiteks lahkunud vanaemaga siis vestlusi pidada ja samamoodi siis on näha, et selliseid rakendusi kasutatakse ka väga muudel täiendavatel eesmärkidel, mitte siis ainult selleks, et siis näiteks leinaga hakkama saada või vastupidi, püüda mitte ära lõhkuda seda tunnet, et oluline inimene on su elust kadunud, vaid näiteks Ameerikas on ka juhtumeid selle kohta, kus siis lapsevanemad on loonud oma lahkunud lastest sellised tehisaru rakendused ja siis sotsiaalsel hõilsal eesmärgil koolitulistamiste vähendamiseks, siis need tehisaru häälkloonid, mis on nendest lastest loodud, siis helistavad kongressmännidele ja paluvad,
et nad teeksid midagi, et siis koolitulistamisi oleks vähem ja relvalubasid antaks välja vähem. Ja on ka kaasuseid, kus siis näiteks Suurbritannias on tehtud siis ajakirjaniku poolt intervjuusid selliste tehisaru surnud inimese bottidest nii-öelda, justkui nagu hauatagune intervjuu siis toetuvalt siis selle inimese elule, kogemustele, mida on jällegi võimalik kerge vaevaga sotsiaalmeedia ja muu sisu pealt kokku panna. Ja kõike seda saab üsna odava hinnaga ja jällegi noh, kõigel sellel on hästi palju erinevaid eetilisi probleeme, privaatsusprobleeme, turvalisusprobleeme ning loomulikult ka võib see anda väga olulise ja tihtipeale mitte positiivse tõukega siis just vaimsele tervisele. Meie Eesti intervjuudes samamoodi kuulsime noorte käest, et neil on selliseid sõpru ja tuttavaid, kes vestlusrobotitega selliseid vestlusi peavad. Päris mitmed intervjueeritavad ütlesid, et nende jaoks sellised vestlused on ikkagi natuke imelikud, et see ei ole ikkagi päris okei. Ja nende jaoks on probleem see, et selliste suhtluse olemasolu võib viia siis selleni, et oma päriselu sõbrad unustatakse sootuks ja kiputakse just selle robotiga edasi suhtlema. Ja mitmed tunnistasid, et sellised vestlused võivad veelgi aidata siis kaasa justkui nagu nutisõltuvuse tekkeks. Muidugi need nutisõltuvuse terminid juba iseenesest on natuke problemaatilised ja seda silti nii kergekäeliselt ei tasu kuhugi peale kleepima hakata, aga need on siis need sõnad, kuidas noored ise väljendavad selle trendi potentsiaalset problemaatilisust. Miks see problemaatiline veel võib olla? Sellepärast, et jah, ühest küljest me võime luua sellise vestlusroboti, nagu me ise tahame, endale idealiseeritu või päris inimese siis eeskujule ja tema materjalidele toetuvalt päris inimene justkui hauatagusest elust tagasi tuua. Aga seal nendel keskkondades on ka väga palju teistsuguseid vestlusroboteid, mis on juba kellegi teise poolt loodud, kellega on võimalik siis suhtlema hakata. Ja need robotid saavad olla siis väga konkreetsetele teemadele keskenduvad. Näiteks siis Character AI'st on leitud hästi suures koguses erinevaid vestlusroboteid, kellega saab siis läbi mängida jällegi näiteks koolitulistamisi. Nii et sa saad ise olla siis kas üks nendest koolitulistajatest või sa saad olla siis vastupidi näiteks see, kelle peale jahti peetakse, ehk et sa oled üks ohvritest. Ja teisi selliseid õõvastavaid teemasid, mille üle siis selle vestlusrobotiga vestelda või mängida on samamoodi omajagu. Palju on neid vestlusroboteid, mis siis annavad soovitusi, kuidas ennast vigastada, kuidas vähem süüa, kuidas rohkem trenni teha, kuidas kellelegi teisele haiget teha. Ja loomulikult ka siis igasuguseid nii-öelda vaimse tervise soovitusi sisaldavad vestlusrobotid, mis jällegi tegelikult ei pruugi kuidagi olla ekspertide poolt loodud ja toestatud, vaid võivad sisaldada sellist sisu ja selliseid soovitusi, mis kasu asemel hoopis palju rohkem kahju kaasa toovad. Miks nad kahju kaasa toovad? Seepärast, et tegelikult meil on põhjust rääkida täiesti tehisarutust empaatiast. Et kui me räägime tehisaruga, siis ta võib tunduda selline hästi nunnu ja sõbralik ja kõigele kiidab ta takka. Aga tegelikult siis uurijad, kes seda teemat on lähemalt vaadanud, räägivad, et me peaksime pigem rääkima tehisarust ja empaatia lõksust. Ehk et siin
ei ole mitte mingisugust põhjust väita, et tehisaru on kuidagi empaatiline lihtsalt seepärast, et tehisaru ei saa mitte midagi aru, mida talle kirjutatakse ja tal puudub igasugune suutlikkus talle kirjutatud viipe pealt siis sellele inimesele adekvaatset emotsionaalset vastust anda. Kuna lihtsalt tehisaru poolt loodud vastused toetuvad statistilisele tõenäosusele, mitte kuidagi sisuliselt tekstist arusaamisele. Ja seetõttu just need vastused, mida tehisaru annab, võib siis olla hoopiski rohkem uusi riske kaasa toovad, mitte siis neid nii-öelda suhteid kuidagi toestavad või võimestavad. Siin on lihtsalt mõned näited erinevatest ajakirjanduslikest eksperimentidest, kus siis ajakirjanikud on võtnud endale mõne sellise eelteismelise või teismelise nooruki rolli ja vestelnud siis erinevate vestlusrobotitega, kus siis on näha, et need vestlusroboti vastused kindlasti on kõike muud kui sellised arusaadavad ja adekvaatsed sinna sisestatud küsimuse või teksti kontekstis. Mõned näited siin samamoodi veel juurde. Siin vasakul-poolne näide räägib siis sellest Snapchati My AI-st, kus siis tehisaru kutsus siis teismelist tüdrukut kohtingule ja siis järgmine näide on siis Google Geminist, kus siis ei suuda tehisaru anda adekvaatset hinnangut pedofiilia küsimuses. Ja seetõttu ongi, et me ei saa välja tuua ühte konkreetset rakendust, millega oleks probleeme, kuna neid probleeme on absoluutselt kõikide erinevate rakendustega ja jällegi seetõttu, et tehisarul juba iseenesest puudub igasugune võime adekvaatselt reageerida probleemsetele teemadele. Loomulikult on sellest tingituna tõusetunud omajagu erinevaid problemaatilisi kaasuseid, millest nii meie kui rahvusvahelises ajakirjanduses on väga palju ka tegelikult juba juttu olnud. Ja loomulikult on sellest ajendatuna ka algatatud päris palju erinevaid kohtukaasuseid. Kui suvel oli neid kaasuseid, siis, mis olid kohtusse jõudnud paar tükki, siis nüüd on neid juba tunduvalt rohkem. Need esimesed kaasused olid just siis Character AI kohta, kus siis tõesti need vestlused sealsete vestlusrobotitega olid lõppenud noore inimese elust lahkumisega ning tema vanemad siis olid need, kes tehnoloogiafirma vastu kohtusse läksid ja tavaliselt need kohtukaasused siis lähevad sellisele printsipiaalsele vastasseisule, kus siis üks pool ütleb, et platvorm peaks olema turvalisem, lapse huvisid ja õigusi arvestav ja siis tehnoloogiafirma vastupidi ütleb, et ei, et meil on vaja siis ikkagi austada kasutajate eneseväljendusvabadust ja sõnavabadust ja seetõttu ei ole meil põhjust ega õigust hakata mingisuguseid täiendavaid turvalisuse kaalutlusel piiranguid rakendusele peale panema. Need kaasused ei ole veel kuhugi jõudnud, ilmselt nad ketravad sealses kohtusüsteemis veel omajagu aega. Ja kosmeetilisi parandusi on Character AI võtnud kasutusele nende viimaste kuude jooksul, aga sellegipoolest problemaatilised vestlusrobotid jäävad sinna rakendusse alatiseks alles. Isegi kui mõned kinni pannakse, siis järgmisel hetkel on uued juba loodud. Nii et see on selline mitme peaga lohe probleem. Aga tehisarul on kindlasti ka palju teisi varjukülgi. Eesti noortega rääkides nad oskasid välja tuua tegelikult ainult piisikese osa nendest probleemidest ja eelkõige need probleemid, mida nad ise olid täheldanud, oligi seotud siis valeinfoga,
ebausaldusväärsete vastustega. Pisut osati välja tuua ka privaatsuse probleeme ja ka kuna kasutati kooli kontekstis, et siis plagiaadiga vahele jäämist ka nagu keegi väga ei soovinud. Aga kui me mõtleme nagu tegelikult süstemaatilistele, suurematele põhimõttelistele probleemidele, mis on tehisaruga, olgu siis vastutuse, kallutatuse probleemid, autoriõiguste probleemid, andmehalduse probleemid, paljud eetilised keerukused, sest selliseid asju vaid üksikud oskasid mainida ja kindlasti mitte üldsegi nagu kõiki neid kogu keerukusi korraga välja tuua, vaid võib-olla siit ja sealt midagi. Nii et me selgelt ei saa rääkida sellisest väga heast tehisaru kirjaoskusest veel noortel hetkeseisuga, vaid sellist laiemat teadmist nendel riskide küsimustes endiselt väga paljudel ei ole. Aga see on aina olulisem, kuna me näeme tõesti, et aina rohkem on tekkinud internetikeskkondadesse ka neid sünteetilisi kaaslaseid, kelle puhul on keeruline tuvastada, et kas see on nüüd inimene või see ei ole inimene. Ja see järgmistel aastatel saab ainult veel keerulisemaks minna. Seda kas või sellepärast tõesti, et ka nii-öelda päris inimesed, sotsiaalmeedia mõjuisikud on hakanud juba siin viimaste nädalate arengud näitavad ära andma siis oma identiteeti erinevatele tehnoloogiafirmadele, müüma neid siis maha soolaste summade eest, et ehitada endast digitaalseid kaksikuid ning nende digitaalsete kaksikutega on siis võimalik jällegi toota hästi eri tüüpi sisu ja juba ilma selliste digitaalsete kaksikuteta on juba 10 aastat sotsiaalmeediaplatvormidel olnud sellised sünteetilised mõjuisikud nagu Lili Sousa, keda me näeme siin parempoolsel pildil, kes on siis robot, kes elab New Yorgis, aga tal on väga korralik jälgijaskond ja ta teenib väga korralikke summasid suurtele brändidele kampaaniaid tehes, laule kirjutades, lugusid luues. Ja jällegi sageli on väga keeruline tuvastada, et seal taga ei ole tegelikult päris inimest, kui sellised nii-öelda neiud siis reklaamivad mingit kaupa või teenust. Ja jällegi sellised mõjuisikud on samamoodi kasutusel juba ka uudistetööstuses, näiteks Hiinas väga paljudes kohtades on võimalik siis vaadata 24/7 selliste sünteetiliste mõjuisikute poolt loetavaid uudistesaateid ja jällegi me võime küsida, et kuivõrd usaldusväärne siis see on, millist sisu meile siis tegelikult selline sünteetiline isik tegelikult pakkuda saab. Ja et teha seda asja veelgi keerulisemaks, siis loomulikult kasutatakse seda mõjuisikute temaatikat ka sellises kontekstis, et päriselt võetakse nii-öelda päris inimese sisu ja hoopis teistsugusesse konteksti paigutades muudetakse ta selliseks tehisaru teisikuks, digitaalseks teisikuks, kes hakkab looma hoopis teistsugust problemaatilist sisu, nagu näiteks juhtus siis Ukraina sisulooja Olga Lojekiga, kelle kogu digikuvand võeti Hiina poolt üle ja muudeti ta siis selliseks vene tüdrukuks, kes promob Vene ja Hiina vahelisi suhteid sotsiaalmeedias. Ja aina keerulisemaks see kõik läheb, sest et botid tõepoolest on interneti üle võtnud. Nüüd nad on võtnud endale üle ka sotsiaalmeedia platvormi, nagu just jaanuari lõpus saame lugeda, on tehisaru agendid teinud endale siis oma sotsiaalvõrgustiku, kus nad loovad sisu ja kommenteerivad, postitavad ja inimestel seal on siis ainult vaataja roll ja loomulikult sellega kaasnevad ka hästi paljud erinevad privaatsuse ja turvalisuse probleemid. Privaatsus on üldse illusioon tehisaru ajastul
ja seda ka seetõttu, et kui noored räägivad nende juturobotitega, siis tihtipeale need küsimused ja need teemad, millest räägitakse, tekitavad usaldust noores, et ta võib seda sisu jagada, neid küsimusi küsida ja räägitakse päris palju isiklikel teemadel, mida võib-olla täiskasvanuga või oma sõbraga niimoodi kergelt ei juletakski jagada. Ja ekraani taga tundub see turvaline ja ometi see nii ei ole. Siin on lihtsalt üks näide sellest, et privaatsusest tehisaru ja vestlusrobotite kontekstis ei saa meil juttugi olla. Siin Mozilla analüütikud on uurinud just romantilisi juturoboteid ja siin võite siis näha, et näiteks võib see sisu jälgimine, selle vestluse jälgimine tuua kaasa siis tohutus koguses erinevate andmete pätsamist, olgu see siis biomeetrilised andmed või helivisuaalsed andmed ja jällegi neid andmeid võidakse siis kasutada nii tehisaru treenimiseks kui siis ka jällegi müües seda kolmandatele osapooltele edasi. Kui me räägime lõpetuseks ka natuke nendest hirmudest, mis noortel olid, siis Eesti intervjuusid tehes me näeme, et noortel on tehisaru tuleviku osas erinevaid muresid, mida me oleme ka muidu meediapildist kuulda saanud. Üks neist oli siis tõesti, et inimesed kipuvad võib-olla liiga palju kiinduma sellesse tehisintellekti ära ja unustavad nii-öelda päris suhted ja päris sõbrad. Tunti muret, et ka mõned ametid kaovad ära, ehk et peab juba praegu mõtlema sellele, kuidas muuta oma õppimine ja oma karjäärivalikud tehisaru kindlaks. Ja tunti ka muret selle üle, et võib-olla enam ei osatagi oma peaga mõelda, oma peaga lahendada ülesandeid ja asjadest aru saada, sest et kõiki on lihtsalt copy-pasteeritud tehisaru abil. Ja loomulikult tunti ka muret selle üle, et kui liiga aktiivselt ja pidurdamatult arendada seda tehisaru, siis ta läheb nii-öelda üle käte ära. Ja siis puudub inimesel võime enam seda tehisaru kontrollida või kuidagi seda pidurdada. Noortel oli ka selgelt ettepanekuid, kuidas seda kõike vältida saaks. Eelkõige nad leidsid, et tuleks lähtuda mõistlikkusest nii siis kasutamises kui ka selle kasutamise piiramises, aga kindlasti ka arendamises. Ja nad leidsid, et veelgi enam peaksid täiskasvanud küsima noorte endi käest, mida noored sellel teemal arvavad, et nende hääl samamoodi siis kõlaks, kui tehisaru teemad on üleval, kui midagi otsustatakse. Ja samamoodi oli nende jaoks olulised siis agentsuse teemad, kes otsustab, autorluse teemad, loovuse teemad ja samamoodi siis ka eakohasuse teemad just näiteks juturobotite kontekstis, kus siis vanemad teismelised leidsid, et nooremad kindlasti veel ei peaks juturoboteid kasutada saama. Ja me näeme, et Character.ai näiteks on öelnud, et nüüd alla 18-aastased noored ei tohiks juturoboteid kasutada saadagi, aga ometigi ma ei oleks niivõrd optimistlik, kuna varasemad praktikad kas või sotsiaalmeedia puhul ei ole andnud mingit põhjust eeldada, et noored ei lähe ja ei loo endale neid kasutajaid ja ei valeta ennast pisut vanemaks. Kokkuvõtteks me saamegi öelda, et tõesti tehisarust on väga kiiresti saanud noorte igapäevaelu selline lahutamatu osa. Noored on üsna enesekindlad, et nad saavad sellega kõigega hästi hakkama, kuna see muudab nende elu mugavamaks, efektiivsemaks, kiiremaks. Aga tegelikult nende teadmised, sellised analüütilisemad, põhjalikumad teadmised, mis see tehisaru ikkagi on, kuidas seda kasutada saab, kes selle eest vastutab, mis juhtub nende andmetega, on neil üsna napid. Ja me oleme otsapidi juba jõudmas, kui mitte juba ei ole, selles tehisaru individualismi ajastus, kus juturobotist saab siis sõber ja elukaaslane ja psühholoog ja kõik erinevad asjad pakkumaks sotsiaalset tuge.
ja me peame mõtlema, mida selles olukorras teha, kuidas sellega hakkama saada, kuidas täiskasvanutena ikkagi noori toestada selles tees ja sellele ühtset ja kiiret vastust ei ole. Ma loodan, et me sellele saame ühiselt kõik edasi mõelda, kuna see teema ilmselgelt veel niipea aktuaalsust ei kaota. Aga sellega ma tänaseks lõpetaksin. Aitäh! Aitäh, Andra! Tegelikult tuli